Hea Bosch Eesti maastikurattasarja sõber, oleme siin 25. aprillil Viljandis, kus täna peaks toimuma tegelikult 20. Mulgi rattamaratoni avatud rajasõit, aga paraku Eestis kehtiva eriolukorra tõttu me oleme siin ainult Grete Steinburgiga täna kahekesti. Viljandis on meil muutunud võistluskeskuse asukoht, seega täna me oleme siin Viljandi järve ääres. Grete, oled sa siit startinud kunagi Mulgi rattamaratonil üldse? Kusjuures ma mõtlesin, me peaks vastupidi tegema, et ma nagu tulin, et vabandust. Seega ma igaks juhuks kordan sulle üle, et kas sa oled varem Viljandi järve startinud? Olen küll. Ma arvan, et see oli paar aastat tagasi, kui ma viimati ma sõitsin ikkagi, startisin sealt linnast, aga ikkagi minu esimesed aastad, kui ma Mulgi rattamaratonil sõitsin, siis olid ikkagi start oli siit. Jah, et viimane kord oli siin 5 aastat tagasi. Tükk aega tagasi. Aga nüüd sa oled kevadel Eestis, et kas sa nagu oma vaatevinklist on see hea, et sa saad sedasi hoopis hooaega alustada, kuidas meil see rattaspordi hooaeg hakkab, et mis sa arvad? Jah, et siin ongi praegult sellised paljudel sportlastel kindlasti kahetsed tunded, et paljud tahaks võistelda ja näidata oma head vormi, aga minul oli selline veidi ootamatult keeruline hooaja algus, et mulle see aja mahavõtmine praegult väga hästi sobib, et saab kodumaal olla ja trenni teha kõvasti ja valmistuda siis nii-öelda suve lõpuks ja sügiseks, kus siis tõenäoliselt rattavõistlused hakkavad alles toimuma. Et aitab siis Grete hooajaplaanidest, aga tänasest siis teeme alguse meie väikesele videosarjale, kus me tutvustame teile siis 2020. aasta Bosch Eesti maastikurattasarja etappe. Algustame Viljandist, kus oleks pidanud esialgsete kavade järgi esimene etapp toimuma. Seega uued lõigud rajal. Grete jaoks on see midagi väga uus. Just tahangi teada, et mis siis on uut, et mina sõitsin viimati kuskil, ma arvan, 2 või 3 aastat tagasi, et mis on muutunud? 2 või 3 aastat tagasi, ütleme, et võistluskeskus on muutunud, eks seda te näete isegi, see on siin samas järve ääres, aga tegelikult on tänu sellele on ka start muutunud. Et see, kuidas me linnast välja lähme, on natuke põnevam. Et me võtame Viljandi ühe kõige järsema tänava sisse, kõrgema tänava kohe stardist. Väga tore plaan. Aga lähme vaatama.